leidsime just supermarketi ülesse. Ja see on ikka sama suur nagu meil, mitte nagu mingid keldripoed, mis tavaliselt on kombeks. Ühesõnaga, lähme vaatame ringi. No hommikust. Täna on siis see päev, kus tuleb asjad siin ära pakkida. Kohver ilusti kokku tagasi. Ja lähme võtame oma rendiauto ning sõidame Teniasse siit Valenciast. Ehk siis paistab, meil siin linnas käib täna ka poolmaraton, nii et möll on juba kuulda, ilmselt mingid tänavad on kinni. Aga me päris täpselt ei tea, kus rendiauto kasub, aga lähme otsime. Elu ongi seiklus. Rendiautoga sõitsime 100 kilomeetrit lõuna poole Teniasse. Viisime oma asjad hotelli ning läksime ümbruskonda uudistama. Nälja kustutasime Mäkis ära. Oli aeg minna basseini äärde lebotama. Vesi oli ilma soojenduseta ning see tundus külm. Vaatasin, et Kaidi võtab mõnusasti väikest basseini ääres, aga basseini vesi on külm. See tähendab vaid ühte. Ma ei taha õel olla, aga ma lihtsalt natukene pean teda seda külma veega pritsima. Kallis, anna mulle andeks palun. Õhtusöögi valmistasime ise ning käisime ka õhtuse linnaga tutvumas. No nii, tere hommikust. Ärkasime siin enne kukke ja koitu, õõs oli täiesti kottpime. Et kell hommikul 7 pidi avatama mingi turg ja nüüd me siis sõime kõhud täis ja nagu näete, nüüd on juba valgeks ka läinud. Lähme vaatame, mis seal turul pakutakse. Et täna on jälle niuke veits pilvas ilm, nii et kiiret pole, randa ei kipu ja basseini vesi oli ka külm. Siin on mingi riiete turg, aga seda alles pannakse püsti, nii et me vist jõudsime natukene varas ja kohale, aga vaatame ringi ja mis me näeme siin. Naised on küll elevil. Koostuslik Hispaania kirjaga T-särk on juba olemas. Naised pole omale veel midagi läinud, aga nad on väga elevil.
turult saime kõik omale midagi ning siis suundusime Teni ja Lossi varemeid vaatama. See asus keset linna mäe otsas ja sealt avanes ilus vaade tervele linnale. Kuidagi ilusamini. Ei, sa ei saa ennast ilusamaks muuta enam siin pildi peal. Kindel või? Lähme vaatame, mõtleme. Raivo, anna mul enda riided selga. Modellidel on nüüd elu. Nii, eilsed shoppingud on meil selja taga ja täna on siis plaan minna Soola järvi vaatama. Sinna on 2 tundi sõitu, nii et läheb veidike aega ennem kui me neid näeme. Aga ma arvan, et see on seda väärt, et ennem pole elus näinud ja jälle linnuke kirjas tehtud. Meie reisi seltskond suurenes ning sõitsime Torrevieja Soola järvi vaatama. Lõpuks jõudsime siia Soola järve äärde. Mingi 2 tundi sõitmist. Vahepeal oli väike shoppingu peatus. Naised olid jälle väga õnnelikud. Mina ostsin ka ühe asja, mina olen õnnelik. Aga lähme vaatame siis, kas see vesi on tõesti roosat värvi või ei ole. Eks me siis näe. Päris roosa ju. Siin pallialu küll ei saa minna, siis peab minema need jalasest lättikad. Lätud jalas. Oranž vesi. Lätud jalas hea võtta. Leensi, ma võin sulle enda omast kaenata. Ma arvasin, et see pole. Ei, ma võtan enda omad. No nii, Soola järv. Mõne pildi pealt netist tundub, et on nagu roosakam, aga üks asi on pilt ja teine asi on päris elu ise, et vaadake ise. On küll veits nagu roosakas. Ütleme nii, et vesi pole põlvenigi, aga põhja ei näe. Vesi on ikkagi suht sogane meie pärast. Näe, keegi on siia soola kogunud. Sool on ära kuivanud siin. Vaadake, mis Soola järvest hea saab. Lased ennast lihtsalt niimoodi ja ma võin selle kaamera siia endale kõhu peale panna ja siis ma saan chillida niimoodi. Lihtsalt käsi on rahulikult vee peal. Jalad on rahulikult vee peal.
Õhtul käisime veel jalutamas. Algas meie reisi viimane päev ning oli aeg veel päikesest viimast võtta. Karolin aga päikesest ei joolinud ning ujus hoopis basseinis ringi. Ehk siis võtavad päikest. Minule ei meeldi austades päikest võtta. Mulle ei meeldi lihtsalt lepotada. Mina tahan kogu aeg midagi teha. Aga siit see tulebki. Nagu te teate, oleme praegu Hispaanias ehk siis Telias on Raivo, minu ema ja minu õde. Minu arvates magavad, aga tegelikult nende arvates nad võtavad päikest. Vanad inimesed ikka tahavad natukene päikest võtta. Mitte, et mina oleks väga vana, aga ja minu õde ka, aga no. Järgmisel hommikul suundusime juba tagasi Valenciasse. Meie tore Hispaania reis hakkab läbi saama. Oleme siin viimases ööbimiskohas ja homme varahommikul läheb lennuk. Nii et chillime siin hotellis ja varsti magame, ka siin muud ei olegi. Aga mõtlesime, et võtaks siis reisi kokku ka, et kuidas meil läks ja mis me tegime. Et ütleme nii, et kõik päevad saime päikest, lugesime, kuidas Eestis tuli lumi maha. Rõõm kuulda, et siin kohalike jaoks on siin praegu talv, sest kui me tahtsime veeparki minna, siis see oli kinni juba septembris. Et kohalikud käivad ise siin kõik pikkade riietega, et ainult turistid on siin lühikeste pükste ja särkidega, nii et jah, aga käisime siin Valencia loomaaias ja Ookeanaariumis käisime. Ookeanaariumis jah, et vaatamas ookeani kalud, delfiini, show'd, haikalasid nägime, kuidas nad üle meie peade ujusid, eks ju. Et need olid jah, loomaaeda soovitan kindlasti minna, et kes pole siin käinud, et see on omaette kogemus, et kui sa käid Tallinna loomaaias näiteks ja siin Valencia loomaaias, et point ei ole nagu loomades, et point on selles, et kuidas nad elavad seal loomaaias. Selles on nagu väga suur erinevus, et väga positiivne mulje jäi. Et seal loomaaias on jah see tunne, et loom on naudib pigem vabadust, mitte et ta ei ole piiratud puuriga, vaid loom tunneb ennast oma looduslikult seatud piirides väga hästi ja need loomad nägid seal ka väga ilusad ja nagu kenad välja, et ja no üldiselt Hispaania on jätnud väga hea mulje, et rahvas on sõbralik, kohe teretatakse, puuviljad on väga magusad ja taksosõit on väga odav näiteks, et söökidega on muidugi teine asi, et siin need rahvustoidud on hästi palju on nagu Vahemere kööki, et kala ja krabi ja karbid ja igasugused niisugused asjad, et kaheksajalad ja igasugused mereannid, et ja noh, kohviga on ka siin see lugu, et ega kui sa just Starbucksis seda kohvi ei osta, siis normaalset kohvi ka väga ei leia, et saad küll mingit piimaga kohvi, aga noh, see ajab asja ära, aga ei ole päris see, et millega me harjunud oleme, et jah. Aga üldiselt täitsa tore reis ja võime rahule jääda, sest noh, saime päikest ja nägime loodust, sõitsime autoga ringi. Kõrgeid mägesid oli hästi palju igal pool, eks ju,
apelsinikasvandusi ja selles mõttes, et oli mida vaadata autoaknast ja. Saime basseinis ujuda ja meres ei käinud. Et lihtsalt ei jõudnud ja see vesi on nagu väga ahvatlev ka, onju. Et siin tuleb ilusat randa pigem otsida, et siin ei ole nii, et kui sa näed, et on rand kuskil ja vesi, et siis kohe lähed, et siin on nagu jah, kõik rannad ei ole nii-öelda ujumiseks, et. Jaa. Üks asi ununes, et käisime ka Soola järves ujumas. Et see Polaroid prillidega oli tõesti roosat värvi. Aga paljasilmaga ta nii roosat värvi ei olnud, aga. Oli pigem vana roosa värvi, eks ju. Jah, niuke võib-olla isegi pruunikas või niuke, aga tegelikult see kogemus, see, et sa lihtsalt nagu lased käed laiali ja jalad sirutad välja ja sa lihtsalt hüljad seal vee peal, et ja siis kui keerad ennast kõhu, siis tagumik tahab vee peale tõusta, no umbes nagu, et sa vajud vee alla, et see tunne, et sa oled nagu veekork seal vee peal, et sul ei olegi võimalik kuidagi vee alla vajuda, et kindlasti soovitan, et meie seltskonnast mõned seal vees ei käinud, aga ütleme nii, et kui sul see võimalus on või kui teil see võimalus on, siis kindlasti proovige ja tehke see ära, et ega seda ei pruugi ju rohkem elust tulla. Et see on järv, kus sa ei pea võtma ujumismadratsit kaasa, vaid sa ise oledki nagu seal veepinnal nagu hõljud, et see on nagu jah, väga vahva tunne. Ja sealt põhjast nagu mõtled, et kõnnid kivide peale, siis põhjast võtsid sealt peoga ja kõik oli lihtsalt sool oli seal, et soola peal nagu kõndisid, et ja kohalikud määrisid ennast seal veel mudaga kokku, et chillisid seal, toolid kaasa võtnud seal, chillisid seal, võtsid päikest ja siis vahepeal käisid vees. Et väga lahe, et kindlasti käige ära. Ja üks asi veel, et Hispaaniasse võite tulla suht koht tühja kohvriga, sest siin asjad on tõesti soodsad, et kui teil on kodus vaja midagi, siis just riideid, et siis siit võite julgelt neid osta, et nii endale kui tuttavatele ja sugulastele, et siin on ka korralikud riided väga hea hinnaga, et korralikud ja kvaliteetsed riided ja valik on väga suur, jah. Ja, et ostukeskused on ikka suured, et jah. Me loodame, et teile meeldisid meie videod, mis ma valmis tegin ja pange ikka like ja subscribe ning järgmiste reisideni. Reisideni.